kuule vaata, Jeesus seal või? Ei ole, ma lähen vaatan lähemale korra, kurat. Mis on Jeesus, vaatame. Ei ole Tom ju, kurat. No tšau, Tom. Me oleme oma jõhkrat töökava mõttemeeskonnaga jõudnud siia ja püüdnud kinni, kurat, kõva räpivana, kes teab räpist rääkida, mõelda ja kirjutada ja mida kõike veel. Aga küsimus, kas sa oskad ka krooksudes rääkida? Kurat, ma ei teagi, kohe peale laivi võib-olla mitte, et kui me oleks õlut joonud siin sinuga mingi pool päeva, siis tõenäoliselt võib-olla oskaks isegi. Et iseenesest teed vabalt ära, kui vaja? Ei no selles mõttes, et hääli meeldib teha, vaata järgi ja nii edasi, et tõenäoliselt tuleks välja küll, aga ma ütlen, et selleks peab nagu natukene siis valmistuma, et peale laivi krooksu ei tule, siis kõik on väljas, õhk ja mullid on väljas reis. Vägev, et kui see vanal, kellel tuleb pärast laivi veel krooksus, järelikult ei andnud ennast maksimumi. Jah, võib-olla küll, eks ju. Samas nagu kui näiteks legendaarsete ODB-d vaata kuradi ikkagi nagu meelde tuletada, siis see vend krooksus enne laivi ajal ja pärast laivi ja kuradi kõik olid fucking happy'd nagu, et nagu, ma ei tea, see on nagu tõeliselt ikkagi, see on väga sügav isiklik anne, mis nagu hoiab krooksumist. Ma tean ja vana kindlasti seal ka siiamaani krooksub seal hauas. Teine küsimus, kuidas on sul viimasel ajal suhted elektroonilise muusikaga? Väga head. Just eile oli Pärnus selline sündmus Surftsentris. Sõber siin Trabomobist üks kutt pidas, väike Miiter pidas 50 juubelit ja mängisime minu esimese DJ Artoga, kes on Low Keysist, on house'i DJ-de duo, eks ju. Mängisime back to back'i niimoodi tund. Väga äge oli tüüp, mängis minu noorepõlve house'i, neiupõlve house'i, ütleme selle kohta. Aga mängis, ta ikka kuradi miksib nagu fucking kuradi professor, et seda on nagu kaif vaadata, sest mina vastupidi ei miksi midagi. Ma ikkagi võtan kotist kassi välja, panen mänge peale ja kuradi kukun seda kuradi väntsutama seal nii kaua, kui inimesed tantsivad. No. Sina nimetad seda niimoodi, mina nimetan seda väga mahedaks setluseks, mida sa teed nagu. Igal juhul täna oled sa teeninud ära nüüd puhkuse, ametlikult hakkab puhkus sul nüüd, aga meie ei puhka, meie teeme tööd ja liigumegi oma super suure võttemeeskonnaga järgmistesse mingitesse koordinaatidesse. Olge meiega!